tulemast tagasi meie podcasti nimega Emma ja tütar. Ema ja tütar. Tere! Kuidas teil läheb? Mul on teil läheb hästi, sest et meil läheb väga hästi. Nii, mis toimub? Kuidas läheb? Nagu näete, me oleme autos. Jälle! Aga teate, mida see tähendab? See tähendab seda, et Kevad! see tähendab ainult seda. Õues on jälle valgem. Ma juba näen natuke muru. Mul on nagu nii hea meel. Jaa. Täiega mõnus. Ei jõua ära oodata, et see lumi kõik ära sulaks juba. Sest on täiega cool. Ja praegu, kui meie seda filmime, siis on veel viimane veebruari kuupäev, aga teie jaoks on juba käes märts ja mis on märtsikuus? Märtsikuus on Naistepäev! Ühesõnaga naistepäev ja täna me siis räägimegi naistest, naistega kaasnevast heast ja halvast. Jah, üldse tüdrukutest, kes ükskord saavad naisteks ja nendega kaasnevatest igasugustest asjadest, mis nagu peaaegu puudutavad kõiki. Kõiki naisi? Kõiki naisi, jah. Yes. Mehi tegelikult ka, ma sellepärast ütlesin kõiki, sellepärast, et kui naistel on mingi situju või mis iganes, siis see mõjutab ka mehi, kellega nad koos on. Tõsi, või boyfriende, kui nad on nagu nooremas eas. Et see reaalselt puudutab kõiki. Jaa. Et lihtsalt siis arutleme nendel teemadel, et täna me mingit kirju konkreetselt ei loe, sellepärast, et selliseid kirju on nagu raske leida. Siuksed pealiskaudsed, ma ei tea, mingi päevade teemad ja et palun andke nõu, aga see on nagu selline, ma ei tea, eks me siis vaatame, kuidas me seda nii-öelda teile nagu edasi anname, et eks me nagu nii puudutame kõiki neid aspekte. Ma just vaatan ennast ja mu meik on nii ilus täna. On, jah. Mis see TikToki sound on? Makeup eats? Makeup eats, jah. Mina ei vahetaks mitte millegi vastu seda, et ma olen naine. Jaa, täpselt sama. Päriselt ka, see on maailma kõige parem asi üldse. See, kuidas sul ongi väiksed käekotikesed, küüned on tehtud, sul on nagu meik, sul on ilusad juuksed, sa käid juuksuris, sa käid hoolitsustel. Ma olen nii sündinud naine, kui naine saab üldse kunagi olla. Jaa, ma kunagi nooruspõlves ikka mõtlesin, et nagu nii huvitav, et samas on see, et poisid saadetakse nagu sinna sõjaväkke, nad peavad teinekord sõttagi minema, aga et naised on need, kes sünnitavad, et kumb see hullem siis on. Tegelikult sealt sõjast sa ei pruugi ju elusalt tagasi tulla või tuled vigastatuna, aga naised... Aga sünnituselt ei pruugi ka elusalt tagasi tulla. Seda küll, aga mina oma nagu lapse aruga mõtlesin lihtsalt niimoodi ja siis ma mõtlesin, et ise kui tore, et ma olen nagu tüdruk, vaata. Et ma ei mõelnud nende mingite päevade asjade peale siis üldse, sellepärast, et mul neid ei olnud veel, ma olin nii väike, aga võib-olla sellel ajal nendest asjadest üldse niimoodi ei räägitud ka, et praegu tänapäeval on ikka see info enamustele nagu kättesaadav, et kui sul ei ole näiteks vanemaid või mingid selliseid sõbrannasid suuremaid, kes asjadega kursis oleksid, siis info tuleb sulle nii või naa kätte tänu sellele sotsiaalmeediale. Aga sellised mõtted olid mul siis lapsena nii-öelda, et ma pigem oleksin naine kui mees. Ja eks ikka on käinud mõttest läbi see, et mis siis oleks saanud, kui ma oleks mehena sündinud, vaata. Aga we never know, nagu sa ei saa seda kunagi teadma, aga ikka nagu väga tore, mõtled selle... Tänapäeval on ju see, et ma nüüd olen mees, hakkan siin meheks olema või naiseks olema. Ma usun sellest, kui sa tõesti sisimalt nii väga tunned, et sa ei sobitu iseenda kehasse ja nagu siis nagu go for it, nagu ma ei ole üldse selle vastu. Ei, igaühe enda valik selles mõttes. Mitte, ma ei, nagu need, kes päriselt nagu, me teame isiklikult ka ju inimesi, kes ongi teinud selle muutuse läbi ja nad ongi rahul sellega ja kõik on nagu väga okei. Aga need, kes lähevad lihtsalt selle trendiga nii-öelda kaasa, et see on vale, jah. Hullud suur asi, et hakkame nüüd, ma ei tea, ma nüüd olen, ma ei tea, ma järsku olen naine, panen kuradi kontsad alla ja seeliku selge, et ma olen naine valmis, endal kuradi ripub püksis seal midagi, Ja paljud on ju nagu kasutanud seda väga kurjasti ära ka, et nagu seal Ameerikas erinevad näited on ju, kuidas nad tegelikult käivad ja mingid kuradi lasteahistajad ja mingid kuradi perverdid tegelikult, pedofiilid, vaata. See on ju täitsa kohutav, aga see on lihtsalt nendele siis nii-öelda see õigustus, miks nad seda saavad teha, et antakse nagu vabad käed, et
oi näed, et ma olen nüüd mees ja nii, või tähendab, ma olen nüüd naine, aga ma saan naiste vetsus käia ja siis, ma ei tea, tütarlaps läheb sinna üksinda, siis järsku mingi kuradi mees on seal oma londiga. No see on ju kohutav tegelikult. Sellised asjad tuleks ikkagi ära keelata. Noh, õnneks me, nagu inimestel on hakanud see mõistus rohkem äkki koju tulema, et saadaks aru, et see asi on vale. Et kui sa tõesti mõtled, et sa oled mingi teatud soos, siis sa lähed ja teedki selle mingi opi ära ja oled oma nende, sa ei pea seda kõikidele kuradi karjuma siin läbi interneti. Või mis sina arvad sellest? Ma ei taha sellist teemat väga kommenteerida, sest et nagu see on väga hell teema, aga endiselt mina ikkagi arvan, et kui sa sisimas tunned, et sa ei peaks olema, ma ei tea, poiss, vaid sa tahad olla tüdruk, go for it, nagu reaalselt vahet ei ole. Ja see, et mingi mine opile, nagu see maksab väga palju, see ei käi niimoodi üleöö, et lihtsalt ma nüüd lähen teen selle opi ära, vaata. Ei noh, seda küll, aga mõtlen nagu suures plaanis. Sa nagu nii kuidagi, mul oleks tuju kalvaks praegu. Ei, ma mõtlen nagu neid, et mina nagu pigem võtsin nagu selle poole, et kes tegelikult ju nagu kurjasti kasutavad seda ära. Seda ma saan aru. Sellised inimesed, kes reaalselt tahavadki nagu seda sood muud, noh, mis iganes, et sa oled teinud, okei, fine, vaata, kõik on korras. Et nagu, aga nad ei suru seda kellelegi nagu peale, nad ei hakka, see on sama nagu see mingi geiks olemine, nagu vaata, et kes nagu minul on väga lähedane inimene, kes on, ta ütles, et ta ei läheks mitte kunagi sinna paraadile, ütles, et ma ei pea kellelegi midagi seal tõestama või et miks siis nagu heterod ei käi karjumas seal kuskil tänava peal, et ma olen hetero. Noh, selles mõttes, et sa ei suru enda mingit olemust ega mingit asja teistele peale, see on see point, vaata. Igaüks võib teha seda, mida ta tahab, aga lihtsalt jätke lapsed ja loomad rahule on minu kuradi kõige suurem asi, nagu, mida ma tahan edasi öelda. Ei, loomulikult see kõik, et nagu mingi need igasugused operatsioonid ja asjad ja loomulikult see kõik on nagu sellega, noh, küll inimesed leiavad oma lahenduse või siis lepivad sellega nii, nagu nad on, vaata. Et mitte midagi halba, ma ei mõtle seda nagu, et mingi, kui sa oled, siis mine kähku nüüd opile tee ära. No mitte, see ei olegi, see pole minu asi ka tegelikult ju. Et lihtsalt nagu ma mõtlesin just seda nagu halba poolt sellest, et pigem ongi, mul on jumala saviga, kui täiskasvad inimesed tehke omavahel mida iganes, mind üldse ei koti, vaata. Peaasi, et olete õnnelikud ja kõik on okei, ma olen selles mõttes väga tolereeriv. Aga kui sa nagu oled selline, et sa nagu seda kurjast ära kasutad, see on halb. Et nagu ära tee niimoodi, sa teed kõikidele teistele ka, kes tahavad seda elu elada, sa teed karuteene ju tegelikult. Siis kõik hakkavad vaatama, kuradi, ma ei tea, kuradi võirdo ja ma ei tea, mis. No need on väga äärmuslikud näited ka, mida sa tõid. Ja. Et nagu ongi. Enamasti mina olen kuulnud, et ikkagi kui muidu on nagu mees, siis ta käib ikkagi nagu meestevetsus, kuigi ta nagu võib-olla tal on rohkem seda nagu naiselikku külge välja toodud endas, on ja. Et ikkagi käib, no ei tea, ma lihtsalt ma ei ole sellega kunagi nagu kokku puhutud, selles mõttes nagu ma ei ole nagu oma mingi, nagu Eestis näiteks ma ei tea, et oleks mingid sellised olukordi. Et need pigem ongi nagu välismaal ja kõik, mis on välismaal, mind ei huvita. Ja nagu see ei puuduta mind või nagu puudutab, aga ei puuduta, see on ka jälle nii haige asi. Aga okei, ma ei tea. Aga jah, üldises, nagu suures plaanis mul on hea meel, et ma olen naine. Et isegi see, et kui nagu ma ei tea, mõelda nende mingi sünnitusele, et sa võid mingi ära surra. Näed, I'm here, on ju, sa oled ka here, et kõik on hästi, on ju. Et, ja mul on hea meel, et ma selle asja olen läbi teinud ja mul on see võimalus antud ja nagu, sest paljud ju tegelikult tahavad lapsi saada, kes tegelikult ei saa, see on nii kurb. Ja siis on see, et käiakse seltskondades ja mingid vanemad või sugul, vaata sellised, millal sa siis hakkad last tooma, kui... Ja see surumine on minust nii haige, et isegi kui sa oled mu mingi sugulane, sa ei pruugi teada, mis mul nagu toimub, äkki mul on mingi, et äkki ma nagu äkki minu munarakk ei viljastugi nii kergelt kui võiks või äkki mul mehega lihtsalt, et täiega armastame, aga lihtsalt me ei klapi oma vahel, et seal on nii palju nagu faktoreid, mis võivad nagu rolli mängida ja see nagu pidev nagu tänitamine ja küsimine ja mingi uurimine nagu see survest. No seal on põhjus siis, miks neil ei ole veel seda last, et nagu ära siis suru, vaata, et pole sinu asina. Või nagu ma saan aru, kui sa nagu vahel küsid mingi, kas te nagu planeerite või midagi, või mis iganes, aga kui sa nagu iga kord, kui te kokku saate, siis sa oled nagu mingi, kus on juba, vaata. Et see on nagu nõme, et kindlasti mängib ka rolli see, et kuidas sa nagu küsid. Ja. Minu arust ka, et need ongi tegelikult need on ju tegelikult täiesti siuksed probleemid, millega inimesed iga päev ju
silmitsi seisavad ja nemad ju kõik inimesed tahavad seda, mida nad tahavad. Et nagu olen... Wow, wise words! See on väga... Inimesed tahavad, mida nad tahavad. Jah, see on siuke simple, aga nagu päriselt, teised inimesed ei saa seda kuidagi mõjutada, võib-olla mingil määral, et kui sa valid mingi inimese, kellega sa lähed, sa usaldad teda, räägid oma mingi probleemi ära, ja siis ta ütleb, kuule, et aga näed, võib-olla on nagu äkki see võimalus või see variant või pakub sulle mingeid lahendusi, on ju. Et äkki see, kui sa tead, et inimene on kõik asjad juba ära proovinud ja mingit nagu tolku sellest pole, siis on kurb, on ju. Et ma ei tea, see on siuke selline päris kurb teema, aga nagu kahjuks on, et naised väga palju sellega nagu tõesti peavad tegelema. Maadlevad. Maadlevad, konkreetselt. Et aga ma üldse nagu olenemata kõigest sellest, mehed näiteks arvavad, et ise kui tore, et ma mingi naine pole, et mingi päevad sul seal iga kuu oled seal mingi peaaegu nädal aega mingi kuradi kõveras, on ju, et kehva all, aga vaata sellepärast võib-olla naised on ka kuidagi tugevamad või? Et nad peavad silmitsi seisma nagu selliste asjadega. Sul kõht valutab, sa pead ikka tööle minema, trenni minema, kui sul on laps, sa pead ikka lapsega tegelema, vahet pole, et su kõht valutab, on ja sul mingi verd voolab lihtsalt su kehast välja. Et ma arvan ka, ma hakkasin ühte sarja vaatama, mis selle nimi oli? Love Life. Ja seal on mingi siuke teema, et ühesõnaga mehel, nüüd me läheme teemast küll natuke kõrval, aga et mehel nagu voodis ei püsi, on ja. Ja siis nagu see mees ütles seal mingi, et ma ei tea, et ma ei suuda oma nagu mindi nagu clear ida, et mul on mingi work stuff on nagu peas ja mis iganes. Aga siis ma mõtlen, et nagu me peame nagu alati valmis olema või mitte ei pea selles mõttes, aga nagu kas sa oled kunagi kuulnud, et üks naine ütleb, et ma ei saa, ma mõtlen mingi töö peale, ma ei saa suga seksida. Mul ei lähe märjaks selle peale, see on täiesti kohutav, nagu ma mõtlen mul on mingi tähtaeg kukkumas ja ise ma oskan tähtajad on kukkumas ja ma pean sellega tegelema, mul on nagu Sahara seal all, et no sex for today. Aga nagu ma ei saa aru sellest, kuidas sa ei suuda, nagu, ja ma ei saagi kunagi aru saada sellest, aga nagu ilmselgelt seal on ju mingi teine põhjus taga, mitte ei ole see, et sul on mingid tööasjad peas, nagu miks sa mõtled kodus tööle või nagu, või ma ei tea, võib-olla ma olen lihtsalt väga loll, kes ei mõista seda, aga nagu lihtsalt ole hetkes, ma ei tea, nagu vaatama naist ja nagu mõtle, kui tore, ilus ja armas ta on ja kui siis ka ei tööta, siis mine arstile. Wake up. Mine arstile kõigepealt. Ju siis see naine ei meeldi sulle piisavalt, kui sul ei püsi. No aga kui ongi mingi erektsiooni mingid probleemid, aga võib-olla nagu see ongi mingi füsioloogiline värk, sa pead tegelikult ju minema ikkagi arstile. Aga seal sarjas oligi niimoodi, et nad mingi ülipikalt nagu üritasid, lihtsalt ei toiminud, vaata mehel nagu mitte midagi. Tegid mingid rollimänge ja ma ei tea mida, seal oli ka nii naljakas oli, seal naisel oli mingi arstikostüüm seljas ja siis ta ühe käega nagu katsub teda ja siis ta mingi arst peab kätt vahetama ja ta oli närvis vaata, et nagu see naine teeb kõike ja nagu mitte midagi lihtsalt. Ja siis lõpuks see tüüp läks pesema ja see tüüp hakkas seal nagu mingid ette kujutama mingid inimesi, kes tal on elus olnud, mingi high school, mingi matemaatikaõpetaja ala ja mingid siuksed ja tal läks nagu full ja ta nagu hakkas ennast katsuma seal ja siis see naine läks sinna, tõmbas kaardi näest ära ja ta oli mingi what the fuck, mingi siuke vaata, et jah, nagu siis, aga sealt nagu siis suht nägigi ära, et nad läksid lahku peale seda selles mõttes. Et ju siis see naine ei meeldi sulle piisavalt, vaata, aga ära siis nagu valeta, et sul on mingid tööasjad peas, kui sul lihtsalt tegelikult ei klapi selle inimesega, sa ei taha temaga nagu seal olla või nagu, ma ei tea, siuke väga veider. Huvitav, jah. Just, et see nagu selle kuti mingi vanemad ka helistasid talle, see tüdruk oli mingi, kas ma võin ise kõne vastu võtta, siis see mees mingi, sure, vaata, siis see naine nagu räägib selle kuti vanematega ja siis samal ajal on klipp sellest nagu kutis, kuidas tal lihtsalt nagu mingi vaatab tühjusesse ja mingi vaata. Ja siis teine hetk ta oli mingi, looking my mingi sexy girlfriend ja ma olen nagu mehed on nii jubedad, nagu kuidas sa saad nagu, et sulle ei meeldi, aga siis sa käitud nagu sulle meeldiks ja siis sulle tegelikult ju ei meeldi ja siis lõpuks, mida iganes. Mingi mõttetu nagu siuke
sa lihtsalt etendad mingit rolli ja selleks, et mingit muljet avaldada kellel. Kui tegelikult see inimene sulle ei meeldi, miks sa üldse taga oled, siis tõsi. kõik need muud asjad ka kannatavad selle all. Aga soovitan vaadata Love Life Netflixis, seal on 2 hooaega praegu vist ja need on tõesti väga huvitavad, nagu mulle väga meeldib. Peaks vaatama ka siis. Ja, et seal lihtsalt näitabki seda, kuidas seal oli nagu mingi statistikat ala mingi 7. armastus su elus on nagu most likely siuke nagu kõige pikem ja siuke nagu õigem justkui. Ja siis, et tavaliselt inimestel on nagu 2 sellist nagu püsisuhet, kus sa saad täiega haiget ja nendest 5 siis järgmised on nagu ala mingid one night stands ja siis tulebki see 7. on tavaliselt siuke nagu pärl, kellega sa oled nagu pikemalt, oled teed lapsed või mis iganes. Ja siis seal nagu... Mul on puhta perses siis jah. Sul on perses. Ja siis seal sarjas nagu näitabki lihtsalt, et kuidas näiteks ta on selle mingi oma tulevase boyfriendiga tegelikult juba varem olnud ühes samas kohas, vaata, et nagu tema POV ja selle naise POV ja nagu mega sa pead natuke selgitama, mis see POV on. Point of view, nagu vaatevinkel, et kuidas nad on näiteks mööda kõndinud üksteist või kuidas mingi hetk tegelikult lõpuks ta lõpetas oma ülemusega, kelle pulmas ta käis oma tolleaegse boyfriendiga, aga see tolleaegne boyfriend siis nagu läks minema ja seda ülemus läks lahku ja nad tutvusid ja siis nad olid lambist koos, vaata. Et sa kunagi ei tea tegelikult nagu kui lähedal see inimene võib nagu olla, kellega sa varsti võib-olla veedad väga palju aega nagu koos, on ju. Ja see ka, et ära võib-olla nii hoia kinni sellest, et sa oled ühe inimesega nagu forever, sest et tegelikult ei ole. Seal sarjast ka näeb, kuidas lihtsalt inimesed tulevad ja lähevad ja see ongi okei, ma arvan. Et nagu mingi inimene tuleb su ellu, ta õpetab sulle mingid asjad ära ja te olete üksteisega nagu, te olete üksteisele andnud selle, mida te pidite üksteiselt saama ja te nagu liikuge rahus edasi, vaata. Et jah, lihtsalt olla kellegi pärast, lihtsalt selle pärast, et olla või olla mingi laste pärast, see mõnest nii vale. Et ja muidugi, nagu väike tüdruk minu sees ikka unistab ja mõtleb sellest, et sa oledki, leiad enda inimesed, olete forever koos, vaata mingi, teete kõike koos. Aga kahjuks või õnneks lihtsalt see nagu ei ole väga võimalik. Jah, elu nagu ei käi niimoodi. Ja, et mingi hetk sul ikkagi nagu viskab ju üle see üks ja sama inimene ja nii, et jah, ma olen nagu... seda ühte suppi ikka lurbid. No täpselt. Et ma olen nagu mõeld ka, et ma nagu isegi ei tahaks olla terve elu ühe sama inimesega koos. Aga kunagi ei tea. Vaata, see kõik nii oleneb, mis inimene su ellu tuleb, on ju. Jaa. Ta peab olema ikka iga aspekti pealt täiesti nagu sinu täpselt. Ja ikkagi parim sõber. See on ikka nii oluline. Mida ta ei ole mingi, ta on nii mingi see ja see, aga ta peab olema su parim sõber. Ja et ta nagu, et sa võidki kas seal mingi oksendad ja situd, aga ta ikka mingi, minu musu, vaata. Või siis sa oled nagu full princess ja ta on nagu ikka minu musu. No mis iganes, vaata nagu, et igas asendis ja olekus nagu te valite üksteist. Ja see oli ka üks päev, ma vestlesin ühe inimesega ja ma ütlesin talle, et armastus ei ole tegelikult tunne, armastus on valik. Sest et see tunne tuleb ja läheb. On ja, vastavalt siis, kas teil on mingid date nights või teil on suvi, võib-olla rohkem käite ringi, teete nunnusid asju koos, siis sa võib-olla tunned rohkem seda armastust, aga kui ongi hall, sombune, argipäev, siis sa tegelikult ju valid seda inimest armastada, sest et sellel päeval sul võib-olla tuju paha, see on nagu viimane asi, millal sa mõtled, on see, et mingi, ma nii armastan oma meest, nagu see on, see on nii, aga sa ei mõtle selle peale nagu konstantselt. Et siis sellel päeval, kui sul on halvasti ja tal on võib-olla halvasti, aga te olete ikka koos ja aitate üksteist, see on see, kus te valite üksteist armastada. Issa, kui tark ma olen. Tegelikult ei ole, aga jah, ühesõnaga. Aga naiseks olemise juurde tagasi, siis mulle veel meeldib nii väga naiseks olemise juures see, et sa saad olla siuke õrn, haavatav. See, et sa ei pea igat kurgipurki ise lahti keerama. Sa võid, nagu ise, kui sa saad sellega hakkama, sa võid minna mehe juurde olla mingi, palun aita mind. Ja siis mees saab tunda ennast ka mehena ja see on lihtsalt nagu nii äge. On jah. See dünaamika nagu jah. Ja vaata, kui sa oled naine, siis keegi ei oota sult väga midagi, vaata. Keegi ei oota, et sa mingi maja ehitad või midagi. Mõtle, kui hea tunne seal. Meestel on mingi konstantse, kogu aeg on mingi pinge peal, lihtsalt siis nad peavad nagu tõestama ja tegema mingid asju. Ja näitama kogu aeg ennast küljest, on ju. Naiste mingid probleeme kogu aeg lahendama, on ju. Et, sest vaata, tüdrukuna kaasa nagu, et mingi poiss meeldib sulle ja vaata, kui sa oledki mingi väike tüdruk, lihtsalt üks pisike plikatirts. Tiinekas ikka mitte nagu laps.
ei noh, osadel on juba mingi, minu esimene musi oli kuskil lasteaias, keegi tuli ja see nagu mängis nii rolli selle inimese jaoks. Nagu. Mina küll nagu, mina mäletan lasteaia ajast ainult ühte kunagist klassivenda endal, kes seal hüppas seal voodi peale, näitas kõigile tilli. See oli nagu siuke mälestus minul sellest, aga noh, vaata peale seda oligi, et mul see ema suri ära ja värgid, et siis see võib-olla nagu mängib suuresti rolli, miks ma nagu noh, mingi teatud asju võib-olla ei mäleta või mõned rasked ajad, onju. Aga mul ei olnud seda nagu väiksena, et mingi hullult keegi meeldiks või et kuidagi nüüd noh, selline, see tuli ikka nagu pubekana jah, et rohkem. Et selline... Ma ka ei mäleta, et lasteaias oleks olnud nagu mingit meeldimist. Pigem ikka seal põhikoolis nagu hakkas see pihta. Et poisid ja tüdrukud ja et siis said nagu aru, et on nagu poisid ja tüdrukud. Enne olid tegelikult lapsed, vaata. Ja. Et sa nagu ei mõtle selle peale, et mis soost nüüd keegi on või et mingi mis iganes. Aga jah. Sest vaata, siis hakkab see rohkem nagu esile tulema, kui sa näed, et sinu mingi klassiõde võib-olla, kes on rohkem kuidagi nagu arenenud, mis iganes on ju, oleneb siis kodusest keskkonnast ka, on ju. Et näed, et kuidas su ema on seal kodus mingi näiteks teeb endale meiki seal hommikuti ja mingi, sest paljudel tegelikult ju vanemad üldse ei meigi, on ju. Sul ei ole nagu mingit sellist eeskuju riietega samamoodi, on ju. Ja siis tekib sinul endal ka huvi nende asjade vastu. Ja sul on võimalus nagu küsida, kui on normaalne ema, siis ta nagu näitab ja laseb oma nende mingite meigi asjadega seal katsetada ka sul, kui sa tahad, on ju. Mäletan sulle, ma nagu sai ostetud selline ka nagu meigi komplekt, aga need olid tegelikult mingi põhimõtteliselt, et tõmbad nagu pärast ära, et siis tuleb maha vaata, et see ei olnud mingi keemia või selline. Et ja väike Maarjas mäletan, ma tegin sulle esimest korda meiki. Ja ma mäletan, meil on pilt ka sellest, jah. Ei ole või? On ju selleks on muisu käes hoian. Jah. Et siuke, vaata, need on nagu sellised lahedad asjad, on ju. Et, aga noh, keegi eriti ei taha ju sellest ka rääkida, et kui näiteks ongi see periood, et sul hakkavad päevad ja värgid, et siis, et kuidas mingite tujudega on, vaata, et kas on nagu, sest noh, et kas on sitt tuju või siis ei ole, on ju. Või on selline kuidagi, ma ei tea, et mingid erinevad niisugused faasid siis nii-öelda, need kuufaasid, kuidas sul on, et kas see nagu mõjutab sind konkreetselt või mitte. Et kunagi näiteks noorema nagu ma olin, siis mina nagu mingit vahet ei näinud endal. Mul nagu ei olnud mitte midagi, nagu mul oli lihtsalt siuke neutraalne. Mul on ka tunne, et tiinekana ma väga nagu ei tundnud seda, et ma olen nüüd ülinärvis ja mul hakkab päevad, aga nüüd, kus ma olen nagu vanem, nüüd mind ajab nagu ma olen full, aga ma huvita, miks see niiviisi on, kas siis hormoonid lähevad tugevamaks, kui sa oled vanemaks või? Võimalik, jah. Või nagu need tunded ja emotsioonid lähevad nagu suuremaks või äkki lihtsalt noorena ei olnud mingeid asju, mille peale närvi minna või nagu sa lihtsalt elasid, vaata, sul lihtsalt nagu... Tegelikult ikka oli küll, mul tuleb praegu meelde. Ja kunagi, kui ma tiinekas olin, siis mul oli komme minna vannituppa ja nagu kiskuda oma juukseid. Nagu, et ma võtsin nagu siit juurtest kinni ja lihtsalt niimoodi tegin nagu haiget ise endale, ma ei tea miks. Nagu, sest et sa ajasid nii närvi mind ja see oli nagu tiineka ajal, ma mäletan. Okay. Ja nagu, aga see, nagu ma ei teinud seda tihti või nagu see ei olnud nagu kuidagi siuke... See oli siis, kui sa olid nagu eriti närvis, jah? See oli nagu jah, kui ma olin nagu ekstra nagu närvis, et sa nagu 2 korda ütlesid mulle, et koristama tuba ära, siis ma olin mingi... Ja mul praegu tuli see lambist meelde, see tõesti oli niiviisi, ma tegin seda kunagi, jah. Mul on hea meel, et sa enam ei tee, vaata, millest juuksed sul on. Sellest ongi vaata võib-olla, sest ma stimuleerisin oma peanahku kogu aeg. Mul need juuksesibulad on nii tugevad sellest. See mul aeg nagu lõppunud seal. Mul ei olnud üldse ja täiesti siuke vana rahu ise. Et see, et närvid perse läksid, see oli nagu hilisemas elus. Tegelikult ei ole ma ikkagi nagu, sõltumatult sellest, mida ma nagu oma elus olen läbi elanud, siis ma olen väga okei inimene, ma ütleks. Tore, kui sa endast niimoodi arvad. Ei, no ma tegelikult olen. Ei, jaa. Ma mõistan välja, ma ei ole mingi kuradi nagu ebaõiglust, ma ei kannata, on ju. Ma aga mitte, ma vihkan ebaõiglust. Ma ei tea, kus see nagu tulebki geenidega kaasa. Mind nii häärib, näiteks liikluses. Meie seisame pikas kolonnis, ootame, et saada nagu foorini. Ja siis kõigi läheb kõrvalt reast, nagu, mis tegelikult see rida läheb näiteks otse,
aga ta tahab ka pöörata sinna ja siis ta lihtsalt peab suuna sisse ja ootab ja ma olen mingi, no tegelikult meil on nagu juhina sa pead ju andma õiguse sellele, kellel on suund sees ja ta ootab, vaata, või nagu sa pead laskma teda. Noh, nii-öelda nagu parema käe reegel kehtib, kui te olete mõlemad ühes reas, vaata, et kui sealt poolt tuleb, siis sa peaksid selle ja aga see ongi nii loll, sest et nagu meie kõik ootame ja nagu ilusti läheme üksteise selja taha ja oleme nagu ausad ja siis sa lihtsalt lähed siit kõrvalt ja surud sisse nagu. Mida nii närvisik asi. Täielik. Aga mis sa arvad, kas naised on paremad juhid kui mehed või? Ma arvan, et täitsa oleneb inimesest. Pigem oleneb, jah? Jaa, sest et mõni mees ei oska üldse sõita, kuigi nagu peaks nagu, mehena võiks see loomulikult tulla justkui on ja, et sa nagu oskad ja sa nagu saad aru ja tajud ja oskad kõik. Okei, meestel ongi võib-olla see, et nad ei oska vaata mitut asja korraga teha. Et nagu, kui neil mingi vihma sajab ja mingi kuskil on mingid autod, siis neil on lihtsalt nagu, mitte kõigil muidugi, aga nendel just, kes ei oska, siis võib-olla nagu nii hästi sõita. Aga mõni naine ei oska ka üldse sõita nagu näha. Vaat siis on küll, ma ütlen küll, et naine roolis autokraavist on veits piinlik. Mul oli täna, keeran nagu ristmiku peale, aga ma keerasin nagu bussiritta ennast, et siis ma reastun nagu edasi ja siis lähen otse vaata. Ja mingi auto nagu oli mu taga ja ma peeglist nägin, ta oli üli perses mul ja ma panin nagu suuna sisse ja ma ootasin, sest et nagu alguses ta nagu tuli ja siis ta nagu jäi nagu tahapoole, aga ta oli nagu ikkagi väga lähedal mulle, eks ma ei julgenud nagu reastuda, kuigi jah, oleks võinud lihtsalt gaasi panna ja mis iganes, aga ma ei tahtnud nagu hakata seal mingi hullult mingi tõmblema. Aga siis selle peale tema läks nii närvi, pani suuna sisse, tõmbas veel nagu kolmandasse ritta ja siis kõik vaatasid mind seda aknast niimoodi. Nagu mis sul viga on, nagu lihtsalt nagu ma ei tea, nagu inimesed on nii lollid, või siis ma olen loll, ma ei tea, aga mind lähevad kõik juhid nii närvi ja mul on siuke tunne, et mitte keegi teine ei oska sõita peale minu. Thanks! Ei, ma mõtlen linnas just nagu, maal ei ole midagi, aga see on nagu haige, mis seal linnas toimub lihtsalt. No seal on jah, et tegelikult sul peab olema seda, üldse, et sa ei tohi seal eriti mingi passida ja peadki panema seal, muidu sa jäädki sinna vahtima, vaata liiklus selle voolus, et sa saaksid kuskile jõuda. Et nagu Mul on hea meel, et ma nagu mästatasin ära selle nagu Tallinnas sõitmisest, kui ma load tegin, see oli mu õudusena nagu, et ma pean Tallinnas sõitma. Ja Vaata hästi palju jutte on ka, et mingi see linnad nagu tegelikult ei ole mitte midagi. Samamoodi liiklus käib, sa pead olema lihtsalt tähelepanelikum. Sa pead märkama, ma mäletan enne seda, kui ma hakkasin lubedega, mõtlesin, et täiesti perses. Ma pean ju tähele panema, et kui tuleb teine auto, võib-olla metsast jookseb mingi loom, mingid lapsed on kuskil pallidega, kuskil tee ääres, ma pean nagu kõike tähele panema, et appi ma never ei suuda vaata. Tegelikult ei ole see mitte midagi. See on lihtsalt selline, et nagu enamus aeg ikkagi sõidad, kulged nagu oma ette, keegi nagu ei segasid, teinekord on mingid lollid juhid tee peal on ju, või tekib mingi situatsioon, aga sa pead olema lihtsalt selline sharp, vaata, et sa saad nagu olukordades hakkama. Ja mida rohkem sõidad, seda rohkem kogemus tuleb ja niimoodi. Mina Tallinnas ju sõitmise samamoodi. Teiste jutt tegelikult hirmutas mind rohkem, kui asi nagu reaalsuses oli. Et siis, kui ma viisin nagu inimest sinna laeva peale, siis oli nii, et ma lihtsalt läksin ja sõitsin mööda seda mida? Siis, kui ma viisin inimest, see kõlab mingid laipa oleks viinud kuskile. Ei. Ja ma ei tea, mu aju lihtsalt teeb nalja iga asja üle, mida sa ütled, sorry. Meil on võib-olla see nagu mõlema poolne, teinekord on ka, sa räägid mingit teksti, mul tuleb lihtsalt mingi kuradi loll asi. Mul on kogu aeg niimoodi ja siis ma lihtsalt nagu irvitan oma, et siis kõik mõtlevad, et ma olen mingi hullu paberitega. Tabletid on täna võtmata. Aga jah, et sellist pulli ma ei tee, et ma mingi roolis meigin ennast ja sellist asja nagu mõned naised teevad. Ma küll teen. Aga mitte sõidu ajal nagu foori taga, vaata. Foori taga on jah, et sa tead, et see alles on läinud punaseks, siis sul on aega nagu seal mingid asju, vaata. Kas või see, et sa jood mingi kohvi, et sa võtad lonks ja ma ei tea, mida iganes, on ju. Aga kui sa samal ajal kujutad ette mingi, sul on mingi räige, suur ristmik, on ju, sa pead seal hakkama, siis sa mingi samal ajal jood ja siis mingi teised tuututavad ja sa teed seal mingit oma asja. See on nagu mingi what the fuck, nagu mida sa korraldad seal, et võta oma aeg, on ju, õigel ajal. See oli hea ütlus praegu. Sul on üldse täna mingi quote tuleb lihtsalt järjest. Sul endal ka ju. Minul ei, sina ütled mingid pärleid lihtsalt, mis on nagu väga debiilsed tegelikult. Võta oma aeg, kui on aeg. Ta seda, mis sa tahad teha või mis ütlesid? Inimene tahab seda, mida ta tahab. Tegelikult on ju vastupidi minu arust, et inimene just tahab seda, mida tal ei ole. Ei, aga kui sa tahad... Jah, et kui sa tahad midagi, siis sa It doesn't make sense at all.
palun öelge teie, kas see make ib sense'i teie jaoks, kui inimene tahab seda, mida ta tahab. No see on loogiline ju nagu. See ongi loogiline. Lihtsalt inimene tahab seda, mitte et inimene tahab seda, mida ta tahab. Tere ütle 3. korda veel tahab. Jah. Oh, Jesus Christ. Aga nagu naiseks olemise juures minu arust on see ka, et vaata, ma igapäevaselt käin niimoodi, käid nagu kuradi fucking maakas riides, onju. Jumala pohhui, sellepärast, et nagu sa käid tööl, sul on jumala savi, need inimesed ka, kes seal on, kõik on mingi kuradi fashionistad omast arust, onju. Et nagu, jumala savi, võtad seda kõike täiesti nagu mitte midagi ütlevalt põhimõtteliselt, onju. Natukene võib-olla vaatad, et sul oleks natukene midagi läheks kokku, onju, jah? Aga siis, kui tuleb nädalavahetus või mingi asi või mingi üritus, siis sa lihtsalt saad ennast nagu lille lüüa, et teed meiki värki. Sina oled siuke, kes meigib iga päev, aga mina vaatan... Ma ei suuda, mul nagu... Ma lihtsalt, ma ei tunne nagu ennast päevaks valmis, kui ma olen ilma meigita või nagu ma nagu... Ma ei oska öelda. See on lihtsalt sinu rutiini osa. Täielik. Ja see on aastaid niiviisi olnud. Ma lihtsalt pean iga päev meikima. Kui ma ei tee nagu mingi full jummi ja kõike, siis ma panen kas või natukene, vähemalt ripsmedarid ikka ära, vaata. Et ma lihtsalt ei taha. Mulle ei meeldi ja mul on ka suur asi see, et ma tegelikult väga kergelt punastan ja sellest ma kasutan nagu suht heavy jumekaid kogu aeg. Sest ma nagu vahepeal on ülilambi asjad, mis tegelikult nagu, aga mu keha reageerib rasku lihtsalt ja ma olen full nagu tomat. Ja see on nii piinlik, kui ma juba tunnen, et ma hakkan punaseks minema, mul hakkab sellest piinlik, et ma tunnen, et ma hakkan punaseks minema ja siis ma olen nagu topeltpunane. Et see on jah, ma ei tea, mul üldse ei meeldi. Aga mina nagu igapäevaselt ainult kasutan seda SPF 50, mida ma kasutan nüüd juba väga pikka aega, onju. Ja teinekord, kui viitsin, siis ma panen seda CC kreemi ka endale. Aga kui viitsis ei pane nagu ja see ei mõjuta minu elu nagu mitte grammi võrdkega. Et nagu mul täiesti voogan, et ma olen siuke nagu ma olen nagu, ma ei ütleks, ma mäletan kunagi sina ütlesid mulle, et sul ei ole üldse vahet, et kas sa, ma ei tea, on sul see meik näos või ei ole, et sa võtad selle maha, siis sa oled ikka nagu samasugune. Vaata, see on lihtsalt selline, et kui sa värvid oma ripsmed ära ja paned natukene seda nagu jumekat ja natukene võib-olla põsepuna, et see natukene nagu toob su sükest nagu feature'id nagu esile, vaata. Aga kui sa võtad maha ja sa oled täiesti mingi teine inimene, siis on nagu kuradi catfish. Et sa nagu, mingi sound oli selle kohta TikTokis, et mina ei ole süüdi, et mees on nii loll, et ta arvab, et see hõbesädelus minu silmalaugudel on päris mina. Naturaalne nagu. Jah, et nagu... Väga huvitav ju. Mehed ka nagu lollid tegelikult, onju. Jah. Et vaatavad ka naised, kellel on nagu räige mingi, täiesti siuke full. Vaata, ma olen näinud neid videosid, kus nad teevad, nagu kuradi nagu mask oleks näos. Koputa kuradi õla peale, kukub kuradi krohv maha, vaata. Teisi kohutav. Ma ei saa su naljadega kaasa minna, sest et ma teen täpselt seda praegu. Ma olen näinud, kuidas sa meigid. Sul ei ole niimoodi. Sa ei ole näinud neid õigeid kuradi, kes topivad tõesti kuradi 10 kihti endale sinna näkku. Ma ei tea, miks. Päriselt nagu, miks on nii palju vaja, hakkab pahteldama. See on lihtsalt, ongi rage bait, hakkab pahteldama. See on täiesti kohutav ju. See ongi rage bait sinusugustele inimestele, vaata kui närvis sa oled. Võimalik, jah. It fucking works. Ei mõtlen, et mida sa nagu peidad? Mida sa tule peidad ennast? Nagu, ei tea. Et natukene, et sa lihtsalt rõhutad enda nagu neid jooni ja mis iganes, natukene tood selle, paned põsepuna, et sa tood oma seda nagu esile, on ju, et sa ei ole nagu surnud, on ju, talvel eriti, päikest ei ole nii, vaata. Aga nagu see, et sa ennast pead täiesti kuradi teiseks inimeseks kuradi maskeerima, nagu mingis kuradi klaunaad, see on kuradi iga päev on mingi maskeraad ja kuradi kostüümipidu. Ma ei saa nagu aru selle. Siin on see, kus tuleb, mõjutab meie nagu vanus. Sa need asju ühtemoodi, mina olen teistmoodi ja see on täiesti okei. Muidugi. No ma muidugi ei tea, millest sa räägid ka täpselt, sest ma ei ole neid videoid näinud. Ma siis teinekord, kui mul ette juhtub, ma saadan sulle. Jaa, saada mulle. Aga ma olen suht kindlalt, need on mingi drag queenid, kelle videoid sa vaatad ja sa oled mingi, miks ta meigib niimoodi, et läheb mingi to the mall. Tegelikult tal on mingi full on show tulemas. Ei, ma ei mõtle neid, kes teevad oma kuradi lainerid siia kulmuni välja ja joonid. No, ma ei mõtle päris neid. Ma saan ju aru, milline on mees. Enam jaolt nagu, sest mõned mehed on nii ilusad nagu naised. Jah, et what the fuck on ju. Et kutsu kõndis selle peale, lihtsalt niuksatas siin, et imelikult ei vaataks. Et aga
nagu need, kes on nagu, sa oled nagu loomulikult ka nagu normaalne, et sa ei peaks häbenema seda, mis kuradi näoga sa üles tõused, vaata. Et päris kuradi padjanäoga võib-olla ei lähe kuskile, et sa ikka nagu veits ärka üles enne, kui sa jõuad kuskile, vaata. Aga me peame nagu naistest rääkima. See ongi naiste elu. Selles mõttes, et meestel vaata on lihtne. Tõused püsti, kuradi, pesed hambad ära ja kuradi minek. Ma mõtlesin ka ükspäev sellele, et kuidas mehed üldse tunnevad, nad on nüüd päevaks valmis. Aga kui ma oleks mees, mul oleks full rutiinid, mingi ma cleansiks nägu, peseks, kammiks, kuseks, lõikaks karvu. Ma teeks kõike vist, sest et ma muidu ei tunneks ennast nagu päevaks valmis. See on sellepärast, et sa oled nii naine, et sina nagu teistmoodi seda varianti ei näekski ja siis meie vaatamegi näiteks on geimehed, kes on nagu ülihoolitsetud ja asjad ja siis see on täpselt nagu meie siuke, nad on nii äge, onju. Et tüübil võtab kuradi sama kaua aega seal kuskil vannitoas valmistumine nagu meilgi, onju. Ma ei tahaks, et minu mehel võtaks sama kaua aega, kui mul valmis panna ennast päevaks, sest et nagu ma ei tahaks, et minu lover oleks nagu ilueedi, või mulle ei meeldi ilueedi mehed nagu. Pigem ole nagu, tule koju veits haisegi järgi, vaata, kinda like it. Näputõlised, vaata, I love. Aga nagu, et sa oled nagu full mingi, nagu rohkem mimmu kui mina, see oleks minu jaoks nagu unattractive. Et mille jaoks sa nagu ehid ennast iga päev. Aga ma tegelikult teen seda kõike täpselt ise ka, nii et topeltstandardid. Sa oled naiste rahvas. No jaa. Kui mees teeb seda, siis on nagu, kuule, äkki sa peaksid oma orientatsiooni nagu muutma, vaata, päriselt, et tule kapist välja nagu. Tegelikult on, sest üldiselt nagu sellised heteromehed ei tee selliseid asju. Nad on pigem, ilmselgelt, kui on valida, kas on nagu selline mees, kes nagu enda eest hoolitseb, teatud määral, mis see ongi okei, sa peadki olema, mitte nagu sitasaba, onju. Või siis see, et kes on nagu niimoodi, et ta läheb tunde selleks, et nagu ennast valmis panna ja siis ta käib kõik, mis iganes tal on. See on nagu nõme. See ei ole üldse okei. Kõik inimesed tahavad siin tanklas olla, kui meie tahame olla. Jaa, ma tean, me läheme sinna teisele poole. Siia ei saa parkida. Issand jummel. Tarooga. See on selle kevade mõnu, et see lumi hakkab ära sulama, siis tekivad sellised ägedad augud meile tee peale. Jaa. Et siuke... Nimeta 3 asja, mida sa kõige rohkem hindad selle juures, et sa oledki nagu naine. Mis sulle enim meeldivad, mis selle eluga kaasa tulevad, et sinu sooks on just naisterahvas? Võib-olla ongi see, et ma kuidagi ma niimoodi ei oskagi täpselt öelda tegelikult. Oskad küll, ütle nüüd. Aha. Mõtle korra. Ma ei tea, naised on nagu ilusamad kui mehed. Oleneb inimesest jällegi. Oleneb inimesest, jah. Aga üldiselt nagu naised on normaalsed. Nii, mis veel? Saab ägedaid kleite kanda näiteks. See on nagu tore. Tahad, paned kontsad alla ja käid nagu. See ongi nagu see, nagu väiksena mängisid, kuskil Y8 neid mänge, kus sa panid, vahetasid juuksevärvi, vahetasid riietust, vahetasid kingakesi, vahetasid meigi, loovärvi. Et see on täpselt see, mis me teeme nüüd, aga lihtsalt ise enda peal tegelikult. Ja me elame kõike seda nagu uuesti läbi. Mitte uuesti läbi, aga nagu real life. Teeme seda nüüd päris elus, jah. Aga sul? No mul ongi, nagu ma enne ka ütlesin siis, et nagu see, et sa saadki olla nagu pehme ja naiselik ja olla siuke nagu väike abitu konnake vahepeal. Siis ongi samamoodi see, et sa saadki ennast nagu customize ida. Et sa oled nagu mingi siuke stonglish, et ma arvan, paljud ei saa aru, mida sa räägid. Ei, aga räägi nii nagu Noored saavad ikka aru. Et vaatadki mingi, kõrv on natuke tühi, teksi ja paar auku juurde, paned siia omal lisapärli või nagu, me vaatasime mingi päev Mailisega mingid vanu pilte ja me nägime, et kunagi pandi ripsmete peale neid kivikesi, toome selle tagasi ja eile me käisime Ülemistes, kiire siuke break, aga me käisime eile Ülemistes ja me nägime, mäletad, kunagi olid platvorm tossu kingad. Mäletad neid? Need olid poes müügil praegu, need tulevad tagasi. Ja Mailis ütles, you are never gonna catch me wearing those ja ma olen mingi, mulle isegi kinda meeldiks võib-olla, et ta on tegelikult nagu toss, ta on mugav, aga sul on nagu platvorm, sul on nagu kontsatoss. Nagu vau. Tuleb sulle silme ette üldse või? Okei. Et need olid jah müügis lambis ja ma olin mingi what? Ma isegi ei mäleta, nagu ma teadsin, et kunagi, kui nagu teie olite noored, sina,
siis, meie. siis need olid nagu moes, vaata, aga ma unustasin täitsa ära, et siuksed asjad üldse nagu eksisteerisid kunagi ja nüüd, kui ma eile nägin neid, ma olin täiesti šokeeritud, nagu ma olin, Sest tegelikult on üldse need alt laienevad mingid püksid ja värgid. See oli siis, kui mina noor olin, ma mäletan, mul õde ütles, et me ei pane neid kunagi jalga, aga siis läks mingi aeg mööda, siis ta lõpuks ikka pani. Need on nii mugavad, vaata. Ja nüüd tulevad siis tagasi, sest tegelikult ei, nagu väga pikka aega ei olnud need üldse pildis. Ja mis mulle siis veel meeldib naiseks olemise puhul? Ma veel ei tea seda, aga ma arvan, et see sünnitamine on ikkagi nii nagu maagiline moment. Eriti kui seda sitta ja kust lendab seal nii maagiline. Ei, ma mõtlen see, et sa suudad reaalselt tuua ilmale nagu beebi. Loomulikult sa, et kui võimas ja äge ja haige see tegelikult on. Et ma arvan, et see saab ka olema üks nagu suuri asju, mis nagu jah, ma alles ükspäev mõtlesin eile vist, et mõtle, mul on varsti nagu mingi laps. Nagu mida? Mul. Miks? Ärge usaldage mind. Ei, tegelikult mitte seda, aga lihtsalt on nii haige mõelda, et ma teen seda kunagi läbi, et sa juba tead ette, et see tuleb, vaata. Ja see on nii haige tegelikult. Et nagu mina, või nagu nii siuke, ma ei tea, nii veider. Aga põnev ka. Ja, see on eriti tegelikult, ma mõtlen, et kui mina rase olin, siis see oli äge, kui ma tundsin, kuidas sa kõhus liigutad, vaata. See oli nagu iga õhtu kell 11 ja siis hakkas pihta pull. Nagu ma olen ju. No, kell saab 11 ja ma olen full energiat täis, mingi see on alati niiviisi olnud. Aga kas sul ei olnud sellist tunnet, et sul tekib nagu paanika või et tahaks nagu äras? Või nagu ma kujutan ette, et mul tekiks nagu veits siuke, mitte nagu klaustrofoobia, aga siuke tunne, et mingi küljes kogu aeg. Ja, et nagu tahaks nagu ära lükata. Ma kuidagi olen seda ette kujutanud, et see rasedaks olemise tunne võib selline olla veits nagu ahistav või siukene. Ei ole või? Võib-olla see, et alguses, kui sa saad teada, et sa oled rase, siis on nagu siis tekib paanika, nagu what the fuck, nagu sa pole nagu, ilmselgelt sa tead, et selline variant võib olla, aga sa ei ole nagu valmis, sa tegelikult ei ole mitte kunagi valmis selleks. Ja siis, kui sa juba harjud selle mõttega, siis tuleb see mingi pesa punumise periood. Ma ei oska rääkida, sorry. Räägi edasi. Et siis on selline, et sa käid ja vaatad neid titeriided ja need asjad ja kõik see on nii äge ja siis sa hakkad seal, sest alguses, kui sa nagu kasvatad oma seda kõhtu, alguses on nii nunnu, see väike punnu sul seal on ja nagu suuremaks, siis sa tunned, et sa oled nagu elevant, nagu et sa oled nii nagu suur ja paks ja selline. Aga ma kujutan, et see võib nii mõnus ka olla, sa ei pea enam nagu kõhtu sees hoidma, vaata, kui sul ongi kõht täis, saadki nagu vist lasta nagu lõdvaks selle kõhu. Ei või? Sa oled nii paks, vaata, mis sa enam varjad, nagu sa last ei tõmba ju sisse. Aga kas nii ei tohi teha, kui laps on kõhus, et sa nagu pingutad kõhul ja siis tõmbad nagu kõhu sisse? Paljud ju käivad trenniski oma kõhtudega. Need, kes on nagu harjunud, vaata kogu aeg trennis käima, siis nendel on nagu see, nad ei muuda oma rutiini, tõstavad seal oma kangi ja kuradi igast asju tehakse nagu rasedana. Just tegelikult rasedus ei ole haigus. Jah, et sa nagu lihtsalt kannad ühte elu, vaata. Kui arst muidugi sulle ütleb, et see on ohtlik ja sa pead ettevaatlik olema, esimesed 12 nädalat on ju kõige ohtlikumad, et siis võib ära kukkuda, on ju, et siis mitte et hiljem neid ohtusid ei oleks, aga et siis sa ju teadlikult tegelikult ise ei hakka tekitama neid ohte. Ja peaaegu esimesed mingi 3 kuud siis või? Jah. See on päris pikk aeg, jah? Siis sa saad ainult mingi pool aastat tegelikult seda rasedust ju nagu nautida. Pool aastat? 9 kuud oled rase ju? Nii. 9 kuust 3 sa ei tea, võib-olla kukub ära ja siis on ju 6 kuud alles ja kui sul nagu tead, et on nagu safe, kõik on turvaline, ta on terve, siis sa saad ainult ju nagu pool aastat nagu olla selle teadmisega, et jah, tuleb ja kõik on hästi. No jah, see on nagu... Sest ei pruugi midagi juhtuda, et kui on kõik hästi, siis ongi tore ju. Ja siis lõpus on see, et minul tekkis nagu hirm selle sünnitamise ees, sest kõik rääkisid igasugused lugusid ja küll keda lõigati seal lahti ja ma ei tea, mida nagu elusast peast nagu vaatad, tõmmatakse sul seal. Need on siuksed asjad, see oli nõme, see mulle ei meeldinud. Tuss hakkas valutama kohe. Et aga ei pruugi midagi siukest juhtuda, kõikidel ikkagi on enda kogemus, on ju. Et nagu saa üle. Nii rõve, vastik, valus. No jah, empaatia. Naised on empaatilised ka. No kes on, mitte kõik, mõned on nagu psühhopaadid, on ju. Need ei tunne mingit empaatiat, need ei saa midagi aru. Ja seda ma vist ka hindan jah, naiseks olemise juures, et sul on nagu emotsioonid ja niimoodi, et mehed nagu nad lihtsalt on, vaata. Neil on nagu see hormonaalne või tsükkel on ka, vaata, siuke nagu 6 aega või mis neil on nädal aega või. Meil on, ei oota.
tegelikult pidi olema niimoodi, et kui naistel on päevad, siis tegelikult sinu see testosterooni tase langeb samale tasemele nagu mehel. Tõuseb ikka, mitte ei lange. Või tõuseb, jah. Et nagu, et siis sa oled põhimõtteliselt sama nagu mees, aga mehed on ju sellised kogu aeg, kes käivad ja pitchivad ringi, on siuksed, osad on ju, mehed on kuradi räigid külamutid, on ju, nagu ma ei tea, miks see tegelikult isegi on niimoodi. Et noh, räigelt kuradi pannakse mingid teemasid taga, siis on nagu, et naised on hullud, vaata. Ja tegelikult pidigi, miks me oleme päevade ajal siuksed nõmedad ja värki, see tuleb meie loomusest, et meie keha on stressis, kuna me ei jäänud rasedaks. Okay. Sa ei ole kuulnud seda või? Et see tuleb sellest, et miks viis nagu meil on nagu tujud on nagu hormoonid on nagu pigem nagu halvad või nagu meil on nagu negatiivseid emotsioone rohkem. Sest meie keha on nagu kettas, et me ei saanud jälle rasestuda. Jälle üks rakk raisus, on ju? Jah. Okay. Siuke teema pidi olema, jah. Väga huvitav. Jah, nii et ühesõnaga nautige seda naiseks olemist, hoolitsege enda eest. Seoses selle hoolitsemisega veel mina näiteks, nüüd seda ei ole nagu nii palju, aga mingi vahe ma nagu mõtlesingi niimoodi, et nagu, mõtlen nii nagu iga päev oleks mu viimane päev, et I wanna look the best, ma ei oska rääkida. et siis on nagu iga päev annad endast kõik, et olla nagu see parim versioon endast, igas mõttes. See on jah tegelikult, et sa nagu see välimises, mina niimoodi ei saa vaata päris, et kui ma käin seal tööl, ma nagu ei mõtle seda, et ma peaks nüüd nagu oma mingi kõige paremad riided ja nüüd ma lähen tööle, vaata, mis ma lähen neid sinna raiskama. Et seda ma teengi pigem nädalavahetusel. Kui... No see oleneb elustiilist ka, jah. Jaa. Et kui sul on selline teistmoodi... Kes töötab, kes ei tööta. Jah. Ja. Et siis ma nagu, siis mulle meeldib see aeg-ajalt ennast nagu lille lüüa, vaata. Sest varasemalt ma teen seda palju rohkem, kui ma kunagi ammu tegin. Siis see muutus tegelikult, kui ma läksin selle bussijaama sinna võtetele, vaata, siis ma olin nagu meigitud kogu aeg ja läksin tööle ka niimoodi, sest kõik vaatasid nagu mingi, oh my god, et issand, et siuke meik on näos, vaata. Et aga see kõik oli selle põhjusega ja see kuidagi jäi mul rohkem sisse ja siis me hakkasime tegema nüüd seda podcasti värki ja siis oli ka, et päris nagu, teinekord võib teha, et ei pane meiki näkku, minul on nagu savi, vaata. Et ma räägin endast, mitte ei pea sina seda tegema. Ma on nii naljakas juba, ma ei saa sinuga enam rääkida. Mis sul häda on? Mul on nagu savi. Sa ütlesid seda nii veidra hääleks, tuli sul nii kurgust kuidagi. Kurgu hääled. Vähemalt midagi kurgust tuleb või läheb. Ma ei tea. Sa iganes. Nii et ühesõnaga ilusad naistekuud, mehed palun hoidke enda naisi, viige neile lilli, poputage neid, sest et kui ei oleks naisi, ei oleks ka teid, nii et väärtustame naisi ja kas teil on midagi öelda? Jah, olge mõnusad ja et see nagu et kui te olete mehed, te võite ka nagu ikka hoolitseda ja enda eest nagu te võide peate eest, et see on nagu võiks, kui peate, siis see on nagu mingi käsk, vaata. Ei, aga see on nagu inimkohustus, et sa pead pesema ennast, pead nagu oma küüsi lõikama. Ma arvan, et meie vaatajad ikka teevad seda. Never know. No, never know, jah. Aga tehke siis palun seda, et see on nagu austuses teiste vastu ka. Tõsi, jah. Jah. On kõige valem inimene räägib, sest ma mingi nädal aega ei pese oma pead ja siis ühe korra pesen ja siis küsitakse, kas sa käisid juuksed värvimas? Ma mingi, ei, ma pesin oma pead. Ja sul on lihtsalt tegelikult normaalne see, kõik see talitus ja kõik asjad, teame ju teisigi inimesi, kes nädalas korra pead pesevad, saaks maa ka niimoodi. Ma ei saa, ma mingi enda sellest tavarutiinist lasen nagu mingi päeva üle, ma juba tunnen ise, et ma olen mingi räige sita peal. Tegelikult välja ei paista, aga ma ise tunnen, et nagu mingi what the fuck. Tahaks ju, mulle meeldib see värske aga ärge peske juukseid iga fucking päev, see on kõige halvem asi, mis sa teha saad. Sa pesed kogu aeg enda neid naturaalseid õlisid maha, mis tegelikult kaitseb sinu juukseid. Miks mul on nii pikad juuksed? Sellepärast ongi, ma ei pese neid ja ma lasen nendel enda õiges õlis marineerida ja nad ongi lihtsalt terved ja tublid ja armsad. Nii et kui sa pesed iga päev, siis sa lihtsalt nagu kahjustad tegelikult neid ja paned sinna mingeid aineid peale, mis tegelikult sul ei ole kogu aeg nii tihti vaja. Nii et üle päeva on nagu fine, kui sa ei suuda pikemalt. Kas tal on tõesti perseni juuksed, vaata reaalselt. Et inimene teab, mida ta räägib. Jah.
aga okei, sõbrad, ma olen näljast nõrkamas, nii et me võtame süüa ja lähme sõidame ringi ja naudime päeva ja jah, näeme järgmine nädal. Tšau! Bye!